44 Danil Ševjakov ja mäng on alanud. Väheseskooriline mäng ja lihtsalt ära võtta. Ja suurepärane löök läks siit. Peasöödust pikendati ja kes meil seal skooris, vaatame kohe üle. Number 23, kui ma ei eksi, oli see Tšerzov. Ja siin mingi tähistus nüüd. Keegi võistkonnakaaslane ilmselt on lapse saanud värskelt, et kes vaatame kordust. Nurgast antakse madal pikendus ja taha nurka otse kukub jala peale, ilus tabamus ja ei tea põhjust, et on ta esi ja oma värav siit kütilt. No siin oli kõvasti õnne Maardu linnavaaskonna poole, et see oli antud, see löök selgelt ebaõnnestus, võib öelda, kui seda lööki iseenesest võtta, aga ebaõnnestus siis Maardule niivõrd õnnelikult, et teha kohe vaatame kordust ka. Manucha ei ulatu, peale löök täiesti mööda ja hakkas jalgade vahelt läbi minema ja veel selle tagumise jala põrkest kuidagi otse keeras peale, et kui sellise koha pealt proovida isegi tuleb sinna viiaposti ja värav. Nii, kes meil oli siin? Jaagant. Väga ilusti löödud, üks tagasi. Meil on mängitud natuke üle 21 minuti ja natuke üle 21 minuti löödud 3 väravat Elva. Nii. Ja ilus, ütleme siin Maardu kaitse 20, et Pankov isegi, ma ütleks, et natuke pehmelt mängis, et seal küll käed olid. Jakovlev annab jälle pika ette. Ja saab pikendada ka ja koos välguga lööb Manucha selle värava ja ütleme, et siin praegu Elva kaitse ikka totaalselt hävines, et siin ja nüüd on juba välku ka näha ja selle värava praktiliselt ajal ka lõi välku, nii et nii. Nüüd tuleb pikendus ja Kodinskis laseb mööda ja oli Manucha jooksmas ja seal, no võib öelda ebakõla, et Puurov lööb värav ette ja Puutja proovib ja peale lööb tule ja ongi väravas. Ja vaatame, kes siin värava autor meil oli. Ron Neltsas. Palju õnne talle ja palju õnne Elvale muidugi, et võib-olla kõik ongi see niimoodi Elva treenerivingil mõeldud, et selline siis üks moment ja nii vaatame üle. Puutja seal ei saa palli ja Neltsas on kohe jaol. Sellise madala maapõrkega veel lööb ära, et oli seal väravail küll jalg vahel, aga seal selline nii, see võiks sööta ilus pikendus Puutjale. Läks sinna ette andma Laanotsale, Laanots jõuab ja värav suunab selle väravasse. 3-3 on seis. Ja milline olukord? Võib öelda, et siin tegelikult on tulnud ka Maardu väravat umbes samamoodi, et ei ole tükk aega midagi ei ole ja siis lüüakse see pall sisse. Tundus isegi korraks, et lööb esimese on nii kordus, ilus läbisööt ja jääb see pall kinni, et ilmselt kaitse hindas ka valesti selle palli veeremise kiirus seal märjal murul. Ikka hästi siin Maardu pikendab, veel pikendus ja löök ja on väravas. Nii, ja kas see oli Neltsas teine? Nii nagu on kirjas ka särgi peal 2. Elva on läinud juhtima 4-3. Kohe näeme kindlasti kordust ka, et pall, esimesed pikendus Maardu ise, siis Haabma ja siis kukkus maha ja kes on näinud seda, ma täna olen seda võib-olla liig kasutanud, aga see Neltsase värav Hispaania U17 vastu oli ja mäng on läbi ja sellise võiks öelda lõpuks Trilleri on Elva võitnud, oli suhteliselt selline aeglane mäng, aga Maardu linnameeskonnast selline suurepärane mäng algusteie jaoks läksite ette, olite
kontrollisite mängu teie puhul ka, et lõite ikkagi palju väravaid, et ma oska küsida, kust see murdepunkt tuli siis? Eks me ise ka pole aru saanud, me analüüsime hiljem ja proovime aru saada, mis see murdepunkt oli, et peale esimest poolaega tundus nagu on okei, tundus nagu mäng on meie kontrolli all ja ma ei tea, ilmselt Elval oli rohkem tahtejõudu ja siin vahepeal oli isegi õhus variant, et mäng katkestatakse, et nii palju läks hästi ja tundus siis, et see võib-olla just tõi õnne Elvale kuidagi. No me väga lootsime, et mängu ei katkesta, et me teeme ikka lõpuni välja ja aga no ilmselt ma ei tea, poole ajal leiti mingit õiget sõnu ja Elva leidis sihukest võimu juurde saada ja meil jäi muidugi aru saamatuks, et kuidas on nüüd lubatud meie ründajad kallistada ja igasuguseid muid asju teha ja sellele ei reageerita, aga see selleks, et pärast inimesed, ma loodan, et analüüsivad seda mängu ja teevad oma järeldusi. Jah, aga edu igastahes järgmistes mängudes ja head turvalist tagasiteed teile. Aitäh! Et kas minule tundus, et see mängutaktika oli algusest peale sama, et küsin samamoodi, kust see murdepunkt tekkis, et mäng enda kätte saada? Eks ma andsin endast esimene poolek parima, et ma oleks võimalikult suures kaotusseisus, et selles mõttes, et värskelt 40-sena on leva vastu sai löödud 40-sena õige värav ja nüüd on 40-sega oma värav tehtud, et nüüd on nagu kõik asjad tehtud, et ei, see plats on ikkagi niisugune natuke konarlik ja ilm oli täna pigem raske, et läks lutsuks ja niiviisi, et põrkaski, et seesama oma värav ka, et ta viskas üldse nagu 20 sentimeetrit vales suunas, mis ma arvestasin, enam ei olnud midagi teha, et oleks pidanud tegelikult jalge vahelt läbi laskma lihtsalt auti, aga ikka juhtub ja ei surusime edasi ja ega ma ei mossitanudki, et seal võib-olla nooremad kotid osad mossitasid, et ma ütlesingi, et kui nemad suudavad 3 poole all lüüa, suudame meie ka ja teine poolek täpselt nii juhtuski, et aitäh kuttidele, et nii-öelda minu esimese poole pläkkidest nagu tulime võidukalt välja ja nüüd on hea edasi minna. Lastele võid muidugi öelda, et see OV tähendab seal olümpiavõitjat, aga see selleks, et nagu sa ütlesid, et noorematel lõi võib-olla verest välja korra, aga ühe korra te ju Velko vastu olete tulnud välja ka 0-3 kaotusi, just lausa isegi, mis oli suurem ja oli ka võiduvariant, et kas sa tunned tegelikult, et Elval on siis tegelikult seda mentaalset jõudu, et mitte murduda sellistel hetkedel? No, pigem jah, see ongi see meie nii-öelda põhimõte üleüldiselt, et vahet jälle, mis seis on, et igasugune pingutus viimase minutini, see on kasulik sulle ka järgmisteks mängudeks selles mõttes, et kui sa oled, ma ei tea, 5-0 taga ja lased jala sirgeks, saad lõpuks 8 või mis iganes, et see ei ole nagu kuidagi mõistlik, et nii-öelda võistkonna treenimise eesmärgil tuleb kõik minutid võtta maksimaalselt, et täna oli niisugune, ma ei tea, ega oleks võinud vabalt ju kaotada ka, et ega selline imelik mäng natuke oli, aga õnneks ta tuli meie poole ära, et ei mõiska muud öelda. Esiliiga parimas mahlas. Küsin ühe mänguvälise küsimuse ka siis, et uus staadion, et kuidas siin olmeruumid just võistkonna poole poolt on, et palju paremad või kuidas võrdled? Ei, selles mõttes kindlasti, et ega siin, kui me treenime ka kogu aeg, et siis siin Eesti erinevad U-koondised käivad treenimas, on näha neid siin ja ega see baas üleüldiselt on nagu, kui lisada veel Käärika juurde, siis see on nagu viimase peal. Et ainukene asi ongi see, et eks meil mingid publikut jääb tulemata, kes siis on nii-öelda, kes ei saa autosi komplekteeritud Elvast, et see on natukene kahju, aga samas see kõlakoda see siin nagu kajab päris hästi, et on okei, et saame hakkama, et oleme suured poisid. Viimased 20 minutit oli päris võimas kaasalune, et ühesõnaga ma sain aru, et lõpetuseks sa kutsusid kõiki julgemini vaatamise eest, nagu ma ütlesin ka, siin tugeva vihmaga on pool tribüüni täiesti kuiv. Et selles mõttes jah, et kes pole käinud, ärge ilma kartke, et siin on tuule ja vihma eest päris hästi kaitstud pool tribüüni ja ilusa ilmaga veel väga mõnus, et igal juhul, kes pole Otepääl käinud, siis kord elus võiks ühe jalkamatsi siin Otepääl ka ära vaadata. Suur tänu sulle ja edu järgmistes mängudes!